See on juhtum, mis toimub kaugel kirdeosas Kiryat Shmona lähedal. Tundub, et siin juhtus see, et Iisraeli kaitseväe logistikasõdur tegutses selles piirkonnas. Ta muutus kahtlustavaks ühe isiku suhtes, keda ta seal märkas ja kutsus uurimiseks kohale lahingüksused. Seejärel toimus tulevahetus, kus Iisraeli kaitsevägi ohvreid ei saanud ja relvastatud isik Liibanonist tapeti. Siiski pole endiselt selge, millisesse rühmitusse see relvastatud isik kuulus. Iisraeli meedias on teatatud, et tal oli seljas Hezbollah vormiriietus, kuid seda pole veel kinnitatud. IDF reageeris sellele juhtumile, saates piirkonda eriüksused ja droonid ning kehtestas piirkonna 3 kogukonnas liikumispiirangud. Nendes kogukondades on seejärel piirangud tühistatud ja piirkonnas on antud ohutusmärguanne. Kuid see toimub ajal, mil lahingud Lõuna-Liibanoni sees jätkuvad hoogsalt. Ja see on miski, mis paneb siin laiemas Iisraeli põhjaosas elanikke tõsiselt muretsema. Siin promenaadil, kus ma kõnnin, on inimesed õhtuks välja tulnud, nagu nad teevad iga päev, et nautida siinset õhkkonda. Aga te ei näe seda, kuid Liibanoni piir on kohe minu selja taga. Ja vaid paar minutit enne eetrisse tulekut oli taevas valgus. Meie seisukohast polnud selge, kas see oli rakett või signaalrakett, kuid sellest piisas, et inimesi siin ehmatada, panna nad üles vaatama ja mõtlema, mis toimub, nagu võite ette kujutada. Täna veidi varem rääkisime paari kohaliku ettevõtte omanikuga üldisest hirmutundest, mida nad arvavad, et peaks edasi saama ja kuidas nad siin põhjas elu ja äri korraldavad. Kuulame, mida üks neist ütles. Me peame Hezbollah siit piirkonnast välja viima. See on kõik. Me ei pea Liibanoni jääma. See ei ole meie unistus. See pole meie moodi. Me tahame elada rahus, aga mitte inimestega, kes tahavad sõda või kellele makstakse sõja eest. Nad tekitavad sõda kellegi teise jaoks. Nad ei ole prohvet, see ei ole meie ega nende jaoks. Prohvet on Iraani jaoks. Olgu. See ongi kogu asi, seda me näeme. Meie arvates peaks Iisraeli kaitsevägi võtma kogu piirkonna kontrolli alla, kuni Hezbollah lahkub. Kohe välja minna ja asi ära lõpetada. See ongi kõik, see ongi kogu lugu. Ja siis ei pea me Liibanoni jääma. Meil ei ole Liibanoni vaja.